Kuidas te strateegiat loote? Te enne ütlesite, et seda sõna väga ei tahaks kasutada, aga et kui natuke seda... Jah, miks ma ei taha sõna strateegiat kasutada, on see, et see on kangesti pidulik sõna. See on kangesti pidulik sõna, millest tavaliselt inimesed räägivad kui mingisugust müstilisest sellisest asjast, mis on peaaegu lähedane raketiteadusele vastavas valdkonnas ja teine asi, mis strateegiaga kaasneb, on sageli see, et strateegia arutelusid, selle väljatöötamisi aeg-ajalt kasutatakse asendustegevusena. Selleks, et teataval hulgal juhtidel ja töötajatel oleks eneseõigustus nii iseenda peegli ees kui ka organisatsiooni ees. Seetõttu ma tahan olla selle sõna kasutamisel tagasihoidlik, mis on advokaadibüroo jaoks põhiline strateegia. Tee head kvaliteetset tööd ja ole kliendiga kiiresti hästi reageerivas suhtes. Ja. No, kas on põhjus seda nimetada strateegiaks? See on ju elementaarne. Printsiip. Jah, printsiip. Ja. Aga aga räägime siis strateegiast. See, kuhu ma julgen nagu strateegia sildi külge panna, on tegelikult see, mida ma eelnevalt nimetasin seda regionaalseks kontseptsiooniks või regionaalseks arenguks. Ja siin ma julgen seda tõesti strateegiaks nimetada, eriti praeguses igasuguste turgude, sealhulgas ka õigusturu murdehetkedes, ma ütleksin. Mis me praegu näeme, eks ole, kui me vaatame globaalselt praegu ka kogu seda õigusturgu ja võtame Euroopas eeskätt, eks ole. On olemas suur hulk globaalseid advokaadibüroosid, millest juhtiv viisik asub Londonis. Seda nimetatakse Magic Circle advokaadibüroodeks, maagiline ring. Ja. Neid on 5 ja nad on selgelt globaalsed, eks ole. Peale selle tuleb siis ameeriklaste Wall Street bürood. Kokku võtame kuskil circa 20 tükki terves maailmas. See, mida me viimastel aastatel näeme ja mõnes mõttes on see positiivne, kui ma räägin meie regionaalse kontseptsiooni strateegiast lähtudes, et meie turud, eriti Baltikumi turud, eriti Eesti pisikene, ta ei paista Londonist turu mõttes üldse väljagi, ei paku tegelikult globaalsetele mängijatele enam spetsiifilist huvi. Mis tähendab seda, et nad tegelikult institutsionaalselt tõmbuvad nendelt turgudelt tagasi. Ja. Nad ei asuta siia oma kontoreid, eks ole, isegi Rootsi turgu, mis on ju tegelikult suur majandus meie mõistes. Rootsi turgu peavad nad väga selgelt väikeseks turuks. See on tegelikult selle regionaalsele kontseptsioonile uus pilet, sest kui suured mängijad, kes tegelikult ju nõustavad väga suuri multinatsionaalseid korporatsioone, kes teatavas ulatuses on Baltikumis sees juba niikuinii, rääkimata Põhjalast, jätkavad tegelikult äri tegemist siia, ma olen veendunud, et üha rohkem tulevikus. Esimesed märgid juba näha praegu, eks ole, ka septembri lõpus. Siis see tähendab seda, et selline regionaalne kontseptsioon on üha rohkem huvitav nendele suurtele mängijatele selleks, et tööd siia saata. Nemad praegu kontsentreeruvad suurel määral, eks ole, London ja Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, suur ja vana Euroopa, aga eriti Kagu-Aasia. Ja. Eriti Kagu-Aasia, eks ole, eriti Hiina, India, niimoodi. Nende fookus on mujal. Ja kui nende fookus on mujal, siis peame me küll oskama strateegiat enda jaoks välja kujundada selliselt, et ka nende suurte mängijate strateegia muutusest leida endale täiendav nišš ja see on regionaalne kontseptsioon. Millal te sellest aru saite? Ma arvan, et me hakkasime seda tunnetama ikkagi kuskil 2-3 aastat tagasi, aga kui mingid fakte välja tuua, siis vähemalt minu jaoks personaalselt oli lõplik selginemine sel aastal juunikuus Kiievis. Kui Kiievis on selline suur konverents, kus on koos nii ida kui lääs, seda nimetatakse CIS Local Council Forum, see toimus 3. korda, algul oli ta ükskord Kiievis, siis Peterburis, nüüd uuesti Kiievis ja ma juhtusin seal rääkima täiesti sõltumatult 2 väga suure Freshfields, mis on üks maagilisest fiisikust ja Linklaters, mis on samuti üks maagilisest fiisikust, nende kontinentaal-Euroopa operatsioonidest vastutavate partneritega, kellega mul on personaalselt väga hea isiklik suhe. Ja mõlemad sõltumatult teineteisest ütlesid niimoodi, et väga selgelt suurte fookus on muutunud ja mõlemad väga selgelt ütlesid niimoodi,
et Jüri kuule, see Rocher-Raidla nii-öelda regionaalne kontseptsioon on midagi, mis pikemas perspektiivis meile tundub nagu väga õige asi olevat tegevat. No me tunnetasime, et see kontseptsioon on perspektiivne varem, aga kui kaks sellist erakordselt selle nii-öelda õigusmaailma suurt autoriteeti teineteisest sõltumatult nagu seda personaalse vestluse käigus mulle nagu ütlesid, siis vähemasti personaalselt minu jaoks oli see kinnitus, et see aeg on nüüd käes, kus see strateegiline muudatus toimub.